Järgnevate saadete jooksul jagame teile koos Mobile autokeskusega praktilisi nippe, kuidas oma matkaautot veelgi mugavamaks ehitada. Tere kõigile! Nagu te näete minu taga, 2 pealtnäha samasugust bussi, millest üks maksab peaaegu poole rohkem kui teine. Selle video abil selgitame teile, milliseid praktilisi ning innovaatilisi lahendusi võib leida tänapäeva matkaautodel. Näiteks inimesed, kui otsivad autosid autokuulutuste keskkonnast, panevad oma parameetrid, saavad otsingu tulemused. Otsingu tulemustes on reeglina põhiandmed, mark, mudel, läbisõitu hind, aasta. Ja kui seal üks auto maksab teisest 10, 20, 30% rohkem, siis on üsna tavaline, et seda kallimat ei avatagi. Aga tegelikult see kallim auto võib tulla odavam. Näiteks, kuivõrd võivad kõrvuti olla uhiuus hinnaga 50 000 ja selle kõrval aasta vana hinnaga 60 000, aga millel on paigaldatud paarikümne tuhandest lisavarustust. Uus on mõistagi uus ja see on omaette väärtus. Küll aga aasta vana on sisuliselt sama hea. Sellel on kehtiv tehase garantii. Sellel on lisaks muule paigaldatud ka juba see elementaarne, mille oma uuele paigaldaksid. Sest vaatamata sellele, et uus, mis on tulnud tehasest ja mis on nii-öelda reisikõlbulik, hakatakse sinna varem või hiljem ning rohkem või vähem vastavalt oma personaalsele vajadusele asju juurde kruvima. Seega antud näitena oleks otsene rahaline võit juba 10 000 eurot ning ära jääks asjade ostmisele ja paigaldamisele kuluv aeg. A-kategooria matkaauto, Kabe, Rootsi tootjalt, väga ilus, kallis ja hea varustusega auto ja justkui sellega ei olekski vaja midagi teha, võib reisile minna ja võibki. Küll aga nagu rääkisime personaalsest vajadusest tulenevalt, võib siia lisada erinevaid lisavarustusi. Samas on ka sellel autol teatud kitsaskohad, näiteks kapiruumi on vähe, müratase on hinnaklassi arvestades liiga suur, heli on lausa kohutav. Ja ka esimene voodi, kus on ette nähtud 2 magamiskohta, kus küll lapsed saavad magatud, aga 2 täiskasvanul on seal lihtsalt olla ka liiga kitsas. Ja et kõiki neid muresid lahendama hakata, tuli viia auto erinevate spetsialistide juurde, milleks esimeseks sai Tisler. Nüüd, kus oli selge, mida ja kuhu saab teha, tegi Tisler oma täpsed joonised, pani arvutisse ja kuna ta omab ka ülitäpset CNC pinki, siis oli ainult nupu vajutamine ja masin hakkas lõikama. Otsustasime loobuda grillahjust, mis töötab gaasi peal. Kuivõrd selle taga olev ja selle peal olev vaba ruum oli kasutamata ja kui me olime selle ära võtnud, siis tekkis ääretult suur kapiruum. Ja kuna sellel autol oli ka tehase poolt olemas mikrouun, siis jäi alles toidu soojendamise võimalus ning kuna see mikrouun oli pandud väga ruumi raiskavalt selle kapi keskele, siis me otsustasime viia ta alumisse äärde ja vabanes suur ruum ja tegime üles veel ühe kapi, kuhu saab panna väga palju asju, nõusid, mida iganes. Ja erinevalt enamusest matkaautodest, millel saab treppida sisse asju panna, siis Kabe on teadmata põhjusel selle ehitanud kinniseks. Antud auto oli algselt 3-astmeline, meie meistrimees tegi ta 2-astmeliseks, mille tulemusena siis vabanes väga suur ruum, ehk siin see ülemine on väga sügav kuni põrandani ja alumine vaiba all olev avaneb samuti, kus on piisavalt ruumi asjade panemiseks. Selline nüüd on see voodi tehase seades ja tehase laiuses. Madratsi sentimeetrite laiuselt justkui võiks siia 2 inimest mahtuda, aga tegelikult tagumine ots läheb ääre alla ja seal ei ole võimalik mugavalt olla. Ja selle tarvis me tegime eraldi konstruktsiooni ja panime ta siinide peal jooksma, ehk see sama voodi on võimalik paarkümmend senti laiendada. See on väga tugev, siin võib raske mees peal olla ja selle augu täiteks sai tehtud tellitud lausa käsitööna spetsiaalne õige tugevuse ja pehmusega madratsi tükk. Ongi olemas lai voodi, kus saab 2 inimest väga mugavalt magada. Ja kui juba Tisleri juures sai oldud, siis sai kõrvaldatud ka Kabe üks üsna mõistmatu probleem, kus
elamuosa lõpeb parketiga ja edasi läheb kummalisest materjalist matiga, mis on mõeldud küll jalgade soojendamiseks, vedeliksoojendusega matt, mis on ise tehtud tehases, aga mis näeb visuaalselt väga kole välja, kuhu astuda on kummaline nagu sohuvajuksid ja mida mõni aeg kasutades tulevad ääred lahti ja mille taha on võimalik palju komistada. Ehk siis see kõik sai eemaldatud ja jätkatud põranda tasapinnas parketiga kuni pedaalideni, mis siis hiljem vaipkatte peale pandud, ehk siis bussis käid sirgelt nagu kodus ühest toast teise. Ja nüüd, kus Tistleri poolt on tööd tehtud, on aeg viia masin oma ala teiste spetsialistide juurde. Ah jaa, silmanurgast tuli meelde, et kapp, mis siin on, sai ka ringi tehtud, kuna kabe võimaldab tehase poolt paigaldada maksimaalselt 22 tolli televiisorit. 22 tolli ei ole kõige rohkem ja oli soov saada suurem ja selle mure me ka lahendasime. Täna on siin 24 tolli televiisor ja kuidas? Hästi lihtne. Sisekülgede seintesse oli vaja freesida mõlemale poole sentimeetrised tsooned ja mille sees televiisor liigub ning toas on palju meeldivam televiisorit vaadata. Ja siit järjekordne näide kõigile matkaauto huvilistele või omanikele, et kui te käite midagi vaatamas, soovite osta, ei meeldi see sellepärast, et sinna ei mahu see, seda ei saa sellepärast, et meil oleks soov nii, siis tegelikult lihtsalt kaasa mõelda natuke, rääkida spetsialistidega ja ehe näide, et lihtsa vaevaga on võimalik lahendada erinevaid asju. Ja ma loodan, et minu jutust sai nii mõnigi mõne infokillu ja kui jäi midagi segaseks või on soov küsida või täpsustada, siis julgelt võib meie juurde pöörduda, selgitame meeleldi ja eelkõige alustaks uue auto toomisest, mis on meie igapäevatöö ja mõistagi tooks sellise auto, mida peaks kõige vähem ringi ehitama.